kas veel? Vaatame, kes siia veel täna tuleb, aga meil on täna päris palju rahvast esinemas. Meil on selline tädi kui Eeva. Tere. Ja võib-olla sa natukene räägiksid, kes ta oled. Jah, et teid ongi kutsutud siia ka sellepärast, et aasta tagasi sai selline raamat välja antud nagu Nõia 13 nõiapere loo. Ja seda raamatut me nüüd tutvustame. Ja kuna Volber on ka homme, siis meil on oma väike nõigi, kes loeb teile siin toredaid luuletusi. Ja see raamat on sellepärast veel väga tore, on seda luuletust ilmekalt lugema õppida, et siin on väga vahvasid pilte, mida te ise saate värvida. Ja siin taga on joonista ise. Kui teil tekib veel ideid, lasete oma fantaasial lennata ja joonistate oma lood. Vot nii. See on nüüd eestikeelne, aga on veel ka soomekeelne. Ja kes sina oled? No, tere, minä olen Merja. Minä olen tõlkinud selle raamatu soome keelde. Meil on nüüd need mõlemad raamatud siin olemas ja koos Eevaga räägime sellest. Väga tore, et teie kohale tulite. Ja siis meil on seal üks onu, kes meid nüüd praegu selle modernse aparaadi sisse kavatseb panna. Ja tema nimi on onu Günther ja tema on joonistanud selle raamatu pildid. Aitäh! Tere, palun! Võta heaks! Aga teate, alustuseks ma natukene loen sellest raamatust, või alustame sellele, kui ootame veel. Okei. Selline raamat, jah, loeme eesti keeles. Nõia 13, nõiapere lood. Nii. Vaata nüüd üle prillid. Nõia 13 disainitud maja. Alkuni jalad toasussides. Maomürki on rohuks vaja. Köögis ussid klaaspurkides. Selles suures nõia peres elab 10 nõialast. 8 neist nõiatüdrukud, poisse ainult 2. Õige, arvasid juba ära, nii ilusast läheb ilm. Nõia isa Rudolf Ruudi habepõlvil juuksed sossis. Nõia ema tuli pruudiks, müristas. Välku sähvis. Ise ebutasin ka ära. Nõia perel. Aitäh, palju ütlesid, ma ei saa selle kalla. Nõia perel suur on kurtsik. Mets on ümber, jõgi voolab. Õues on karud, sokk ja sikk, ilves nurnu. Puit on koeraks. Nõia õdedele nimed andis Nõia mamma külla tulles. Uued nimed siin kandis. Meeleldi need loetlen sulle. Suurim on nõiatüdruk Ursula. Järgneb talle blond Adele. Punapäine
riukalik Emilia, õblukene ja häbelik Helene. 10. just sai Matilde, pisut noorema Rosalia. 5. nüüd saab Armilde, pesona meil Amalie. Köögis Esmeralda, nõia ema, helikiirusel seal vaaritab. Abitööjõuks nõiaplikad temal, nõiasugulased külla sõidavad. kõik nõiamehed kalal täna, väiksel klausil pajust õngad, suitsurääbist plaanis teha, on õnge otsas võrulõng. Konrad taadil vilepuulil loomad abiks jooksevad. Ulrich mõttes istub muulil, ka nõianoored armuvad. Vilhelminel, meie mammal, huvisid nii kuradi tosin, harrastusi erinevaid, tal mediteerides salasosi. Hommikukastes lindude keeles öövikuna laulab ja nõõritab, kassidel sabas söökides kitsedega graatsiliselt pööritab. Konrad aga ringi hängib, susidega suhtleb salakeeles, mäkradega malet mängib, ussi sõna mõlgub meeles. Ema Esmeralda küünla läidab, silmad näevad tuleviku teed, kõik ta ennustused täide lähevad, kuidas raha toovad võluveel. Ursula see luuaga jandib, ei saa õhku tõusma ega selga, Emilia etteid ära kandib, pakub intressidega võlga. Ma just hakkasin ka mõtlema, ma vaatan ka, meil mõtted liiguvad samas suunas, et kas ma nüüd hakkaks nagu tulevikku vaatama, et võiks nagu vahepeal teha sellise väikese mingisuguse sellise jutupausi või et kõike kohe korraga ära ei loeks, meil on päris mitu ilusat asja. Tõsi. Või siis loeks ka mõned luuletused soome keeles. Te oskate soome keelt ka väga hästi. No just. Et siis vaatame, kas on täpselt sama jutt soome keeles või on äkki veel põnev. Kas mina loen või tahad sina lugeda? Loe sina palun. Oi! Väga hea meelega! Vaatame, kas ma kõlan ka soome keeles sinu kirjutusele.